Pärnu maakohtu saalis on koos oma kaitsja Aivar Pilvega laua taga istet võtnud Kevin Kristo ja Kaido Kaares. Puudu on perepea Peeter Kaares. Tegemist on esimese istungiga, kus kohtu alla antud isikuid süüdistatakse orjastamises, täpsemalt inimkaubanduses. Tähendab see siis seda, et kasutati ära 2 vanemaealist inimest, keda pandi enda kasuks tööle. Pidid 2 kannatanud tegema füüsilist tööd, kuid ise nad selle eest raha ei saanud. Praeguseks hetkeks on süüdistus saadetud kohtusse, on algamas kohtumenetlus, küll aga selle asja võib olla teine külg, mida vaadata, on just nimelt märkamine ja hoolimine. Süüdistuse kohaselt pidid need inimesed Kaaresele kuulunud ühel Pärnumaa kinnistul pakendama hobusesõnnikuid ja muid keerulisi töid tegema. Selle eest nad tasu ei saanud. Kogu see tegevus kestis 4 aastat. See lugu tuli avalikuks hoopis teistel asjaoludel. Üks nendest isikutest, keda nad kasutasid, oli pensionieas ja üks Kaarese poegadest suutis omavalitsuselt tema pensioniraha välja petta. Seda aga märkas Sotsiaalkindlustusameti töötaja ja sellega seoses see lugu uurimise jaoks arenema hakkas. Neid inimesi kasutati sellisel viisil, kus nad võib-olla ise ühel hetkel enam seda ei mõistnudki, et neid ära kasutatakse. Ja sellises olukorras mõelda ära põgenemisele, kuskile minekule tegelikult on üpris keeruline. Sellise paragrahvi alusel süüdistamine on meie kohtupraktikas pigem olematu. Saan tuua välja selle, et väga palju kriminaalmenetlusi viidatud paragrahvi alusel ei ole, mis aga toimub tegelikult väljaspool, mis toimub meie ümber, seda me ju tegelikult ei tea ja seetõttu ongi ääretult oluline, et ise me märkaksime ja oskaksime selliseid asju ära tunda. Peeter Kaares on varem süüdi mõistetud maksupettuses, eriti suures ulatuses. See juhtus juba 1997. aastal, kui neil õnnestus haigekassalt fiktiivsete haiguslehtedega välja petta ligi 7 miljonit krooni ehk tänases vääringus 500 000 eurot. Kuna Peeter Kaares teatas täna, et ta kohtust hoiab eemale tervislikel põhjustel, siis üritatakse uuesti kohtupidamisega jätkata juba homme.